Karskaste klubi jätkab nii karge ja selge ilma, et siin ainult saab olla nagu selge pilguga vaadata iseennast. Maailma ka võib-olla üritada mingitel perioodidel, aga ütleme, et elus on nagu sellist kaks suurt liini, üks on see füüsiline liin ja teine on selline vaimne, psüühiline, hingeline liin. Kuidas seda nimetatakse? Peenkeha, mõttemaailm, tundemaailm, alateadus, hingestatus ja siis füüsiline, mis on siis keha ja üüri maksmine ja suhtlemine ja töö ja kuidagi see materiaalne energia on nagu nii teinud, et ta ühtepidi tõmbab nagu tähelepanu nagu välistele asjadele, mis on väga vajalik. Külm on vaja soe riidesse teha, võtta tuba kütta, eks ju, seal puud üles tassida, kõik need asjad, eks ju. Oled nende tegevuste juures, nagu üritad nagu tulekahjusi kustutada kogu aeg või olelusvõitluses ellu jääda. Et saaks nagu päeva õhtusse jälle. Järgmine päev täpselt samamoodi materiaalne energia, jälle mingid uued üllatused. See ongi elu. Et see ei ole nagu positiivne, negatiivne, võib võtta seda neutraalselt, vahest on selline positiivne tunne, vahest on negatiivne. Kogu aeg käib seal selline kahesuse trall. Ja siis on see peenkeha ja peenkehaga niimoodi näiteks meditatsioon, et kui sa mõtled, et ei ole vaja selle peenkeha psüühikaga tegeleda, siis materiaalne energia lükkab ikkagi sind sinna. Et sa hakkad aru saama, et näiteks sinu mõttemaailm, kuidas on seotud nagu selle füüsilise maailmaga, kuidas sa suhtud asjadesse, kas see klaas on pool täis või pool tühi, eks ju, sa võid šokki minna ja võid olla väga positiivne. Ja siis tegeledki lõpuks jõuad sinna, et sul on vaja kogu aeg korrastada, nagu sul on vaja väliselt materiaalses maailmas, füüsilises maailmas, kogu aeg vaja hagu, külm ilm, kogu aeg vaja kütta ahju. Nii on vaja kogu aeg see peenkeha ka ahju kogu aeg kütta. Läbi palve meditatsiooni see, et rahuned maha, mõtted elu põhiväärtused läbi, eks ju, kuidas keegi mina läbi siis pühanime kordamise jumaluste ees nagu käid neid skeeme läbi nagu läbi tänulikkuse, alandlikkuse, kuigi tunnet ei ole, püüad seda kultiveerida ja palvetad seal ka kellegi eest ja ühesõnaga, kuidas need värvingud on hästi palju, need meditatsiooni või palve või mantra meditatsiooni need värvinguid, aga nii või naa sa pead istuma oma selle peene psüühilise energia hingega nagu maha ja see on nagu nii raske, mõnikord kerge, mõnikord raske, mõnikord on ekstaatiline tunne, aga ütleme, et enamus aja sa saad aru, et hommikul vara, nagu sa loed seal mantrat altaris, sa saad aru, et mitte kohe inglid ja lasku taevast ja tõsta sind taevast, aga tegelikult sa saad aru, et sa oled kuskil sanatooriumis haiglas ja kui haige su mõistus on, kuidas ta üldse ei allu, kuidas mingid mõttepildid, emotsioonid, tundemaailm, kuidas ta elab seal täiesti nagu üldse minu arukusele või hingele ei allu, täitsa suvaliselt. Seal tuleb mõte, läheb, mingid pettumused, kibestumised, solvumised, süüdistamised, samal ajal ka positiivsed asjad, eks ju, kõik nagu segapudru. Ja kui sa siis iga päev ei tegele palvetamise meditatsiooniga, siis sa lendad peale sellele maailmale, nii et su see peenkeha on niimoodi laiali nagu. Nagu meil on need mõtted tulevad, lähed sa üldse kontrolli. Siis sind viib see välismaailm ka hoopis lihtsamini ära, eks ju. Seal keegi midagi ütleb, siis sa juba ajad kaikaga teda taga, eks ju. Et oledki sellises, kuidas öelda, kus tuul puhub sellises meeleolus. Aga materiaalses maailmas tuul puhub enamus aja nagu palju õnne. Et kui sulle arukusega nagu tööd pole teinud ja ühendust nagu sügavamate kihtidega, sügavamate elukultuuriliste väärtuste nagu headus, alandlikkus, kaastunne, mis iganes, eks ju, siis lõbustuspark, vahepeal oksendad karusselli peale, karussell seisma ei jää, karma karussell.